Nüüd aga kõlas stardipauk noorsoo 5000 meetri distantsile ja siin on jooksmas number 300 Dmitri Aristov kergejõustikuklubi atleetika, number 96 Kaarel Kussar, spordiklubi jooksupartner, 279 Ilmar Korn, Tartu spordiselts Kalev, 317 Kennet Starkov, Nõmme kergejõustikuklubi, 312 David Kilki kergejõustikuklubi Vike, 283 Olavi Allase kergejõustikuklubi Järvala, 255 Martin Jõele Läänemaa kergejõustikuklubist, number 308 Einar Vaine Astudidoosalade klubist Taier, 290 Reigo Teervalt Tartu Ülikooli Akadeemiline spordiklubi, 332 Teet Kokk spordiklubi Saarde ning 256 Raiko Söötmaa Läänemaa kergejõustikuklubi. Kolmas koht Eesti võistluste pronksmedal 9 minutit 31,25 sekundit. Spordiklubi treeningpartner esindaja Mark Aabner. Nõmme kergejõustikuklubi esindaja Leonid Latsepov. Võit Eesti võistluste kuldmedal Eesti meistrivõit 8 minutit 48,8 sekundit. Lisaesindaja Deniss Šalkauskas. Eesti meistrivi treener Viktor Britmannikov. Kolmas koht Eesti meistrivõistluste pronksmedal 3 sentimeetrit. Tartuspordi esindaja Airin Viisberg Strandsov. Ja tulemusega 11 meetrit 98 sentimeetrit. Audentese spordiklubi esindaja Zarina Nečeporuk.
võit Eesti meistrivõistluste kuldmedal ja Eesti meistritiitel. Tulemusega 12 meetrit ja 20 sentimeetrit. Tartust võrdles Kalev esindaja Silvia Veermäe. Eesti meistritreener Kersti Viru. meeste noorsoolassi 5000 meetri jooksus on jäänud 8 ringi joosta ja seal on eesotsas ka juba meesteklassis omale nime teinud ja eks selles vanuses nii peabki olema. Eesotsas siis Dmitri Aristov koos Olavi Allase ja Heinar Vainega. Heinar Vaine teine positsioonil ja Olavi Allase kolmas. Juhtgrupp on seal moodustunud ja praegu siis koostööd tehakse. Ja David Liiki ja Teet Kopp samuti siis seal peagrupis selle esikolmiku järel kohe mustas stressis. Meistrivõistluste võitjate audamistamine. Meesjoonjuhige 5000 meetri jooks. Kolmas koht ja Eesti meistrivõistluste pronksmedal ajaga 16 minutit 46,59 sekundit. Kergejõustikuklubi Kalev Sillamäe esindaja Vladislav Pavljuk. Teine koht Eesti meistrivõistluste hõbedal tulemusega 16 minutit 43,05 sekundit. Viljandi vastupidavusalaga klubis Taier esindaja Ott Jaanus Heile. Võit Eesti meistrivõistluste kuldmedal ja Eesti meistritiitel ajaga 16 minutit 13,35 sekundit. Spordiklubi treeningpartner esindaja Martti Medal. Eesti meistritreener on Urmas Randma. Noorsoolassi 5000 meetri jooksus on esimesed 4 teistel eest ära jooksnud ja Teet Kopp on see 4. mees. Spordiklubis Saarde, kes on siis omakorda esikolmikus maha jäämas. Ja nüüd spordimeetri Aristov. Vaatame, kas tahab tagasi järgelt võtid selgeks teha ja kuni liigetab 50 minutit. Aga Olavi Allase vaevalt, et tal linnalased liigub Dmitri Aristovile järgi ja tõenäoliselt ka Heinar Vaine. Noh, maratoni mehena, aga kiirust peaks ikka jätkuma.
Dmitri Aristovile on suutnud praegu ainukesena järgi minna Olavi Allase ja siis juba väikese vahega kolmandana liikuv Einar Vaine. Vaine järel teeb Kokk neljandana. Aristov ja Allase teevad koos tööd ja võitlevad meistrikulla nimel. Kas ülejäänud sellesse kullaheitlusse on sekkuvad, on kahtlane. Einar Vaine hetkel siis pronksisel positsioonil. Tema kui maratonimees võib-olla aktiveerub ka siin lõpuringide alles, kuid ega palju enam lõpuni jäänud ei ole ka, nii et liidritel on kohe 3 ringi minna. Dmitri Aristov ja Olavi Allase kahekesi siin tempot tegemas ja suure tõenäosusega kuldmedali saatuse otsustamas. aga Einar Vaine hetkel 3. ja Teet Kokk esimese vahega siis 4. liikumas. ja Taavi Hildi läheb 5. üle. ülejäänud meestega on juba vahe üsna suur eeskätt. aga nüüd Dmitri Aristov jällegi tagasirgel, meeldib tal neid kiirendusi teha, igatahes on juba väikese vahe uuesti Olavi Allasega sisse teinud ja näis, kas nüüd on see lõplik äraminek või mitte, kas Olavi Allase suudab veel kulla konkurentsis püsida või mitte, tema tõenäoliselt see vahe üha suureneb või vaatame veel. ja 20 lõpuni Dmitri Aristov liigub juhtpositsioonil ning Olavi Allase hindab 2. ja nüüd 3. positsioonil liigub Einar Vaine, läheb ka siit meie eest läbi, tema keerab 2 ringi lõpuni ja Kokk ei ole kolmandas liikumas. Noorsuuklassi 5000 meetri jooksu liider Dmitri Aristov saab lõpukella ja numbri all 283 Olavi Allase samuti viimasele ringile viidud. nii, 3. kohal jooksev Einar Vaine kiikab üle õla ja ka tema läheb viimasele ringile ja tundub, et Teet Kokk on medali mõtted siiski selleks võistluseks maha matnud, ei leidnud jõudu Einar Vainele vastata siis sellel võistlusel, ehk siis järgmine kord. Einar Vaine kontrollib olukorda, kiikab üle õla, vaatab, kas pronks on ohus või mitte, raske öelda muidugi, aga tõenäoliselt siiski mitte, aga vaatame.
liider Dmitri Aristov, aga kohe-kohe jõudmas lõpusirgele, nii et meeste noorsooklassi Eesti meister on koheselt finišeerimas. Viimane lõpuspurt ja kergejõustikuklubi Atletica esindaja on kohe-kohe Eesti meistrina. Siis meeste noorsooklassi 5000 meetrit, Dmitri Aristov, Eesti meister, kergejõustikuklubi Atletica. Ja hõbemedali mees ei jää kaugele. Olavi Allase, kergejõustikuklubi Järvala, võtab siis sellest võistlusest meistrivõistluste hõbeda ning maratoni mees Einar Vaine peab siin tõsiselt pingutama, kuid võitleb välja endale pronksi. Nii et Einar Vaine leidis endast kiirus ja säilitas selle pronksi. 332 teeb Koksis napilt 4. Tegi ka tubli sööstu ja Einar Vainele selle medali võitmise võimalikult raskeks, seega kiiduväärt tegevus. Ja Taavi Kilki on nüüd üle finišijoonele. Viimaseid kiirendusi, kohe-kohe on päästev finiš. Nüüd on siis ka Kaarel Kussar lõpuni mõnelnud, meil siin on veel joosta. Kuid õige pea saab siis sinna lõpu ära teha. Ja Ilmar Orn, Tartu sportlasest Kalev, pääseb ka nüüd viimasele ringile. Ja samuti Raiko Söötmaa Läänemaa kergejõustikuklubist. Nii et meestel ka viimane ringi all ja pingutame lõpuni. Ja 7. lõpetab Martin Jõele Läänemaa kergejõustikuklubist. 2 meest on meil veel siis tulemata ning 8. koht tänastel Eesti meistrivõistlustel Ilmar Korn Tartu spordiselts Kalev. Ja 9. lõpetab võistlejate Raiko Söötmaa Läänemaa kergejõustikuklubist ja peale teda võime siis finišil lukku panna.